Tere hommikust! Käes on kaua oodatud hetk ehk veoautoeksam. Eksam Pärnus platsi peal. Eksamini on pool tundi aega. Ja tuleb tunnistada, et ma olen ikka mega närvis. Taaskord. Käed värisevad. Suu on kuiv. Ärevus on sees. Nagu ikka eksami puhul. Eile Toivo oli veokaga Pärnus ja mõtlesime, et teeme veel korraks platsi läbi ja sõidame linnas natuke. Selline meeldetuletus nii-öelda. Näete, käed väriseb, kaamera väriseb. Ja jumala pekki läks plats. Ma ei ole mitte kunagi sõitnud koolustele otsa Tabasalus, kui ma õppisin. Ja eile tuli ära. Aga Toivo ütles selle peale, et parem täna kui homme. Ehk siis, kui nüüd eile sai koolustele otsa sõidetud, siis ehk täna ei tule. Jah, vähemalt on ilm ilus. Ja ma loodan, et see aitab mind. Vähemalt ei pea selle vihmaga arvestama. Jah, mega hull on olla taaskord. Aga vaatan korrast platsi ka, kuidas platsiga on. Ühesõnaga jah, päris tore ei ole olla. Lähen vaata, mis Toivo räägib. Annab mulle veel võib-olla mõned mõnusad õpetussõnad. Okei. Tundub, et Toivo teeb mingeid ettevalmistusi siin hoopis. Peseb akneid. No on tubli mees. Tulme auto üle. Esiaken. Osad teevad siin C-eksamit ka, nii et käru on ka olemas. Nii, siit tulevad mingid tegelased. Jaa, see eksamieelne ootamine, see ongi eksami juures see kõige jubedam asi. Eksamineerija juba sätib platsi valmis. Liisa peab seda kõike pealt vaatama. Eksamineerija tundub selline täitsa normaalne mees olevat. Äkki läheb täna hästi. Ja eksam algaski, loodame, et nüüd läheb hästi. Õnneks autosördi koolieksam on läbitud, see oli ju väga range. Samuti on Liisal juba eelnev kogemus bussieksamiga. Nii et loodame, et närv peab vastu. No nii, tehtud sai, jess, mega hull. Ma isegi ei tea, palju mul aega läks kokku või midagi, aga plats läks nagu mega hästi. Natuke sättisin ennast, proovisin siis nagu tunnetusega minna peale, et mitte lihtsalt nii-öelda teha õigesti, vaid tunnetada, kas ma ka ikkagi reaalselt ka olen õigesti. Ma isegi ei tea, mida ma praegu räägin. Lihtsalt nagu selline õnn on sees, täitsa pekkis. Eksamineerija, nüüd järgmine mees läheb linna. Sai platsi tehtud just.
ma ei teagi, mida rääkida. Examineeri on täiega tore mees, selline inimlik, soe, sõbralik, ainult kiidusõnad. Tema ütles, et tema mingit törtsutamist ja mingit kätega vehkimist õpilase poolt ei soovi, et ta ju näeb ise ka, kui õpilane on valmis harjutusega alustama, et kui auto liikuma hakkab, järelikult siis on harjutus alanud. Ja lõpus ka näiteks selle rampa juurde ma tagurdasin ära, mõtlesin, et lähen korraks tšekin, et kas ma ikka olen nagu õigesti. Ja siis ta juba tuli auto kõrvale, näitas, et pöialt, et kõik on hästi, et mine nüüd teise harjutuse juurde. Et rampa oli esimene ja siis teine oli see kurikuulus tagurpidi boks. Et jah, tagurpidi boks läks ka nagu esimese korraga ilusti sisse, et ei olnud nagu, seal ma väga ei pidanud midagi manööverdama. Kuigi ma unes nägin, et ma mingi sõitsin kõik koonused siin maha ja mis iganes. Ja linnas ta viis mind kitsastest tänavatesse muidugi loomulikult, aga see, et ma olen nagu Haapsalus käinud sõitmas, on teinud mulle sellise kooli nende kitsaskohtade osas. Ja siis, kus me veel käisime silla peal, seal suure mingisuguse silla peal, kus need veokad kõik sõidavad, kui nad tahavad siit Pärnu kaudu kuhugi minna. Ja ühesõnaga, puuoksad on siin täpselt samamoodi teede peal, nagu olid Haapsalus. Et ka nendega selles suhtes oli juba kokkupuude olemas, et kuidas neid vältida. Ja tagasiside eksamineerijalt oli, et väga hästi. Gabariidid natukene ikkagi peab jälgima neid gabariite. Üks äärekivi oleks tulnud, nii napilt ma oleks sellest nagu üle sõitnud. Ma ise tundsin ka, et pekki, nüüd ma keerasin küll liiga lähedale. Et natukene niimoodi ikkagi suurema kaarega tegema neid pöördeid, mitte kohe otse põmm peale lendama. Aga ma ütlesin, et äärekivi ja siis ma sättisin ennast ruttu ära, et ma ei läheks sellele pihta. Ja see oli kõige suurem üks selline error. Ja aga mis veel? Ta ütles, et liiklust, olukordi oskad hinnata, näed kaugele, oskad õigel ajal hoogu maha võtta. Niimoodi selline kaitslik juhtimisstiil on nagu ikkagi olemas. Vot, ühesõnaga, C-katt on käes, nüüd tuleb hakata tegema C-ed. Ja tänutäheks Toivole ma lubasin temaga täna õhtul minna mojitot jooma. Aitäh, Toivo! Aitäh, autosen! Hurraa! Loomulikult oled sa tubli, kuid järgmiseks ootavad sind eest väga karmid ja keerulised katsumused. Pane oma vaim valmis.